Raul, palju õnne, lõpuks tuli ka võit koduselt turniirilt. Just, et kolmas finaal ja ma sain võidu, et hea tunne on praegu. Kuidas selle turniiri kokku võtta, et mis need kõige raskemad hetked olid? Oli see finaal, see teine game, kus oli punkt-punktis mäng? See oli finaal, see oli veerandfinaal, see oli poolfinaal. Ausalt öeldes mul on hea tunne, et see nädalavahetus läbi on ja ma sain seda võidu, et ma olin võimeline seda võistlust võitma, aga nagu näha, siis tegelikult paljud vastused on väga head ja mängud on väga võrdsed ja siin on kõik nagu on väga tasavägine, et selles mõttes mul on nagu hing on kergendatud, et see asi on läbi ja ma saan nagu eluga edasi minna. No kui me võtame selle finaalmängu korra lahti, esimene game oli sinu jaoks kaotus. Kuidas seal see kaotus tuli või mis seal juhtus, et see kaotus tuli? Ta mängis ausalt öeldes väga hästi täna ja ta mängis just võrku väga kindlalt ja siis, kui mulle tundus, et ta oli võrgus valmis ja mängis ja nii kui ma tõstsin, siis ta seal oli ka nagu valmis, et ma ei leidnud nagu sellist vaba kohta väljakul, aga teises game'is ma sain võib-olla natuke ärritusin ja nagu sain rohkem jõulisemalt mängida ja siis ma tulin mängu järgi ja kolmandas game'is ma nagu suutsin jätkata seda, mis ma teise game'i lõpus alustasin. Vaatame korra tuleviku peale ka, see on aasta esimene turniir sinu jaoks. Mis sul lähiajal veel ees ootamas on? Nüüd on paar nädalat treeningut ja nagu taastumist emotsionaalselt ka sellest võistlusest ja siis on mul tegelikult 2 korda vaja Taani minna lähiajal, et mängida Taani liigas veerandfinaalid. See on minu jaoks isiklikult väga tähtis sündmus ja kui ma need mängud olen ära teinud, siis on veebruari keskel on Eesti meistrivõistlused, mis on samamoodi tähtis ja peale seda läheb nagu hooaeg edasi, kus on palju maailmakarika etappe ja nagu oma eesmärkide poole püüdlemine. Mis see suurem selline suur turniir on, mis lähiajal tulemas on, mille poole sa püüdled? Loomulikult ma nagu valmistun oma treeningus ja mõtlen nagu aprilli lõpus tulevatele Euroopa meistrivõistlustele, et see on põhiline eesmärk. Aga iga võistlus on nagu tähtis ja omaette nagu vaheetapp ja kõik on minu jaoks tähtsad, aga lihtsalt, et kuidas ma treeninguks valmistun, et selles on nagu väike erinevus ja praegu käib nagu valmistumine Euroopakateks. Kus sa rohkem treenid, praegu kodus Eestis või välismaal? Ma treenin Tartus peaaegu kogu aeg ja ma olen leidnud endale väga hea koduklubi Triitoni, kus on väga hea trenni teha ja tegelikult minu igavesed treeningpartnerid on palju arenenud ja ma tunnen, et selles mõttes läheb nagu sulgpall Eestis kõvasti edasi, et on noori, kes tahavad teha ja kes mind ka aitavad tippu jõudmisel ja mina aitan neid täiskasvanute klassist läbi lüüa, et ma usun, et päris hea kooslus oleme leidnud ja treener Mart Siliksaar on nagu võib-olla kõige selle asja hing, et ta ikkagi nagu ilma temata ma nagu ei tea, kas ma saaks seda teha. Seda muret enam ei ole, et Eestis ei ole nagu võrdset vastast, kellega mängida treeningu mõttes? Treeningul tegelikult on poisid mõnikord päris teravad, sellepärast, et nad teavad täpselt, kus ma mängin ja meil on tegelikult mõne mängija on väga tugev konkurents ka, et see peabki nii olema. Ja Mart nagu ei lase nagu niisama lõdvalt võtta, et iga päev peab olema nagu tähtis ja eesmärgipärane ja see viib nagu edasi. Aitäh sulle veel kord! Aitäh! Suurepärane, aitäh tõesti!